Nii. et siis ma tänan kõiki, kes on siia kohale tulnud. Mina olen Mai, paljud teavad vist, teatud suhteliselt sitti. Ja mina olen siis Hea Wauteri projektis, viisin läbi seda investeeringut, aitasin teoks teha. Ja siis täna räägime Musti ajaloost natukene, mis meil ja kuidas me siia punkti oleme jõudnud, et nüüd on meil 610 meetri ulatuses oja on renoveeritud looduslähedaselt ja te näete, kuidas on loodus võtab paari kuuga, on juba täiesti üle võtnud. Polegi enam näha seda, mis oli kevadel. Aga pole hullu. Igal juhul ma arvan, et ega midagi lähme siis kõigepealt Sette basseini juurde, kus siis tegelikult ametlikult loetakse loodusliku oja säng avaneb. Et siit tuleb Sigri-Migrina, et enam seda nii-öelda looduslikuks ei loeta, seda nii palju muudetud. Aga alustame sealt teekonda, kus see on siis kuulus Sette bassein. Mitte kuulus kellegi teise jaoks, minu jaoks ja teatud linna jaoks võib olla. Siis see on see koht, kus siis Musti oja säng saab pääseb nii-öelda valla, inimsilma läheb kõige nähtavamalt. Ja selle eesmärk on siis koguda Setet. Mida te näete, võib-olla siit teisest ruubist on näha, et seda siin on puhastatud juba vähemasti 2 korda. Ja kuidas tuleb vesi, kuna Musti oja on sademe ja drenaaži eespool, ehk siis kõik, mis siin ümberkaudselt linnaosade sademevesi tuleb, siis reeglina suunatakse see lõpuks siia. Kõik, mis tuleb siia. Ja selle tõttu te näete siin väga on settimist ja kui on, võib ka leida prügi kõik, võib olla, mis läheb suitsukonid, praegu on väga suur teema. Siis kõik, mis läheb kanalisatsiooni, jõuame siia ja siis omadega Kopinasse välja. Et Musti on siis 1/16 Tallinna linnaterritooriumil olevast vooluveekogust ja ütleme niimoodi, et kunagi ta oli mitmeharuline, nüüd on sellest jäänud siis 1,3 kilomeetri pikkune lõik. Et meie projekt hõlmas siis alates sellest Sette basseinist kuni siis Paldiski maantee truupideni, see on siis kokku siis 610 meetrit on siis nii-öelda ehitusalust pinda, neil on ainult 670 siis kõik truupidega, mida ta siis siin läbi läheb sinna välja selle koha pealt. Igal juhul, et kõik see, mis on siin, on näha, et on inimtegevuse mõju, et miks seda jõge meil enam nii-öelda käega katsutavalt pikemas osas ei ole, sest tegelikult ta saab alguse Mustamäe nõlvalt ja siis voolab Kopinasse. Et mul on siin esimene kaart ka, näitan teile, milline ta oli 17. sajandil. See on siis 1689. aasta kaart. Selle on siis teinud Hendrik Julius Wolfmeit, nii-öelda kirja pannud ja siis siin on näha, et kuidas see Mustjõgi tuleb, siin on karja- ja heinamaad on oma olemuselt ja siin on Sitpeoja, mida siis tänapäeval enam tegelikult ei leia, et ta mööda Paldiski maanteed paralleelselt voolab, et tänapäeval võib kujutada ette, et ta sealt Tarne tänavalt, kuhu me ka siis hiljem jõuame, see on kõrgepinge tänavaga paralleelne siuke väike tänavakene, et siis sealt tema siis nii-öelda alguse läbib, et on alguse saanud, et siin paralleelselt läheb. Ja siis me näeme, et siis see võiks olla mingisugune Paldiski maantee eelkäija ilmselt mingis mõttes. Et ei oska, et aga selline see kaartikene meil näitab, et juba ajalooarhiividest on juba märgitud neid asju esimesena. Et Ülemiste järv on siis siin ääres, et juba see on omal ajal juba paika saadud. Nii, põnevat siin veel selle kohta on, et eks ta oli siis, et Kristiine heinamaa tasuti siis kuivendama ja siis rajati ka esimene suvemõisad, et esimene oligi Löömenruugi mõis
kas keegi teab, kes on mõisa omanik, oli esimene? Ma ei mäleta enam. See oli Friedrich von Rosen. Et tema siis on selle pargi kõik rajanud. Ja siis saame minnagi kohe hopsti 18. sajandisse, pikka pidu me ei tee. Et siis on suhteliselt vähe kaarte, aga mida siis 18. ja 19. sajand oli väga selline aeg, kus siis kujundati tohutult ümber. Koja alustati veel suuremalt, sest et seal oli palju suvemõisasid, pargitiigid, kalakasvatused, mis siis olid kohalikule ümbruskonnale nii-öelda omapärased. Ja siis mõisa omanik, Löömeruhni mõisa omanik siis rajas väga palju tegi neid sildasid, kanaleid, saarekesi sinna, mida siis praegu võib-olla eelkäijad on seal näha, et mis siis juba sellel ajal hakati seda vooluveekogu inimese tahtejärgselt muutma. Ja jah, tal voolab läbi, seal on, kus see on see grillikoht. Teavad, sealt ta tuleb niimoodi, et ta tuleb sealt sinna, voolab sinna tänavalt, voolab kuskilt sisse, siis ta on hästi pikalt on kadunud ja siis ta siit mööda neid Laki tänavaid kuidagi paralleelselt, siin see üks osa tuleb siit, et kõik siia nagu tuleb. Aga see Repistiku pargi allikaid ja need on ka nagu sisuliselt selle sama algus või sama veesüsteem? Jah, eks ikka, et kui ta nagu seal Mustamäe nõlvad, et on ikkagi suure laia haardeline on olnud omal ajal see asi, et nüüd on nii ära peidetud, et ütleme kaartidelt, et mida meil projekti koordinaator Tiia Pedusaar on suurt uurimustööd teinud arhiivist ja vaatanud ja nagu kokku koondanud, siis ega selle nagu paika saamine on ikka omaette töö. Et siis 18. sajandil oli suhteliselt vähe kaarte, mis on olemas, aga siis ikkagi jätkus kogu see inimese käe külge panemine, sest suvemõisad olid väga aktuaalsed ja kõik sellised asjad, et heinamaa kuivandamine, kuna Kristiine on üks madalamaid kohti üldse siin Tallinnas, et siis sellega siin peeti aiamaid ja kõiki neid nii-öelda kaasaskantavaid asju selles suhtes. Ja siin mul ei ole teile 18. sajandis otseselt kaarti näidata, see oli hästi suur sikri-mikri, ei ole midagi aru saada, aga siis ütleme 19. sajandil asi hoogustus. Võib öelda, et siis tuli kõik siuke potipõllumajandus, et mõisa omanikud hakkasid lisaks selle suvemõisale otsima seda lisaväärtust, mida nad nagu saaksid siin veel nii-öelda teenida. Kuna väga palju selliseid mõisaomanikke hakkasid vaatama oma seda residentsi siis mere äärde, siis Koplisse, sinna nii-öelda teisele poole, et oleks nii-öelda merevaade, et siis siit sisemaalt koliti välja, et kuidas leida siis seda kohalikule sellele nii-öelda kasutust, siis hakati tegema igasuguseid nii-öelda potipõllumajandust lihtkeeles, lihtsamalt. Ja siis 19. sajandil jätkusid kõik need asjad väga hoogsalt ja selle poole pealt on, ma näitan teile siis järgmist kaarti, see on siis Karl Selmanni 19. sajandi kaart, et siin on näha sellised asjad, et siin on näha Löömeruhni mõis, see on siis Paldiski maantee ja see on veekanal. Ja mis ma siia olen kirja pannud, et ilmnes selgelt, et 2 vooluveekogu keskajal kaevatud veevarustuskanal Ülemiste järvest Tallinna oli ühendatud Mustjõe ülemjooksuga. Et see veekanal, mis siis Tallinnale nii-öelda oli andis, siis see oli nagu Mustjõe sellega kõigega oli ühendatud. Et siin on näha kõik need mõisad ja sellised. Siin see Mustjõe algus on? See võiks olla ikkagi ta kuskil siin on pigem. Ta läheb päris pikk, kui veekanal läheb siit, siis ta võiks olla. Eks seda nagu niimoodi paika sättida on mõnevõrra keeruline, et mis need maamärgid on. Need nurgad ühesugused, et siin on Ülemiste järv. Ilmselt küll jah, et seda nagu niimoodi et tänapäeva selle kaardiga, et kus nagu seda, mis need maamärgid on, millega nagu tänapäeval on alles ja säilinud. Igal juhul selline ta siis meil on olnud. Et igal juhul see Sipeoja on ka siis ikkagi on kaardil veel nähtav, ei ole ta kuhugi meil ära kadunud. Nii.
siis rajati kalakasvandusi, tööstusettevõtteid, millega ikkagi kujutati säng ümber. Ega siin ei ole midagi muutunud, inimene aja möödudes läheb järjest aktiivsemaks, haarab võimu ja siin on selline asi, et ega siis on näha, et Mustamäe tee ümbruse kohta oja keskjooksult, kus on mitu suvemõisa, näiteks on Löwenruhi, Marienthali, siis on siin Posteti ja Mühlenhofi kaardid ja palju teisi, need on siis mõned siuksed vaadata. Vaatan korraks, mis erand siis et kaardil on kantud ka tiigid, kraavid ja kanalid, võimatu on aru saada, kus paiknes Mustja looduslik algne säng. Seega 19. sajandi lõpus ei olnud oja looduslikust sängist keskjooksul peaaegu enam midagi järele jäänud. Ehk siis siin on juba nagu väga nagu selgelt näha, et ega seda oli niivõrd palju muudetud, et isegi kaardilega või noh, kes teab, mis siis oli, et mis siis see kaarditegija suva või mingil eesmärgil läks, et tehtud kaarti siis meil tehti. Niimoodi, aga siis me liigume jõudsalt edasi. Siis võib öelda, et 20. sajandil kadus siis enamus üldse Mustja ojast sellisel nagu pikal määral linnakaardil, et kuna Heinamaad asendusid järk-järgult aedlinnadega ja siis asustustiheedus kasvas ja kanalisatsioon puudus ja siia hakati nagu eramaid järjest rajama, tehti nii-öelda väiksemateks tükkideks. Kanalisatsioon puudus, kõik see heitvesi, mis oli majapidamises, see kõik suunati otse siia. Et siis ei olnud seda kanalisatsiooni veel välja ehitatud ja kogu see asi hoonestus kui selline oli 1920, 1930 eriti hoogsalt käis siis ringi. Et selles suhtes on näidata näiteks siin kaart number 5, see on siis 39. aastal, et kus siis Kristiine Heinamaa on kaetud üsna tiheda tänavavõrgustikuga. Enne sõjaaegse linnakaardil on kujutatud Sihve oja voolamus paralleelselt Paldiski maanteega, kuid kahjuks puutub Mustjõe peaharu. Ehk siis siin ei olegi üldse nagu taaskord jälle kaardile kantud. Mis see võis olla see põhjus, ei oska öelda. Et mis see maamärk, miks siis Ülemiste on siin näha, et siin on täiesti Ülemiste siia kirjutatud. Liiga must oli äkki? Nii palju võin öelda, et pikka aega seda oja kohalik kogukond on solkaks funktsioon. Et see, mis on universaalne nimi, et just ma lugesin ka, et kuskil hakati tegema ka mingi et siis põhimõtteliselt on see selline universaalne nimi kõigi asjade kohta, mis ei ole looduslik ja on inimeste poolt ära reostatud, see on solgiauguga. Ehk siis saab öelda, et niimoodi see linnastumine toimus, et alates 50-ndatest hakati siis seda kanalisatsiooni siin rajama. Et kui me nüüd hakkame siin käima, siis tegelikult siin tuleb Mustjõe oja erinevalt, tuleb umbes 17-18 erinevat toru, mille päritolu me ei tea, kus see on, aga arvatavasti on need siis inimeste vihmaveed, mis öelda pandud, pigem kui vesi ära läheb, kunagi teised on mingit muud funktsiooni täitnud või kui ta ongi see funktsioon on lihtsalt asetundunud selle kohaliku kanalisatsiooniga liitumisega, et lihtsalt on jäänud need torukesed siia selle lõigu raames, mida me siis ehitasime. Kas need torud jooksevad ka või need kuivad? Ikkagi jooksevad. Seda on näha, mis sealt tuleb keeruline, sealt tuleb kõik. Et eks see on teadmata, see on niisugune küsimärk. See oli, vaata kui eile öeldi, et seesama illegaalsete toruotste uuringud, kelle toru see on, kelle heit esimese valitsusel sisse tuleb, et paned rohk otsa ja vaata, kes õiendama hakkab, et kes ära upub, see on süüdi. Ei saagi maalt ta läheb, ega sa ei tea, kuhu välja läheb. Ei tea, eks see ongi, kuna omaaegselt kogu see kaardistamine, kaardile kandmine oli väga suvapõhine. Kas üldse tehti, kas tehti õigesti, siis on väga jäänud nagu kogu see asi nagu müsteerium, see on see tavastamine, et kui nii-öelda hakatakse kaevama, siis mis siin on, kus see tuleb. Et küll on räägitud siin, et kuskil keegi ehitas oma suurt nii-öelda häärberit ja siis sellega seoses kõik oma veed kasvatasid siis siia
siia oli vaja, noh, ühesõnaga keegi võtab siit kastmist, et noh, kuna ta ei ole avalikult kasutatav veekogu, ehk siis reeglina see ongi, need ääred on kõik linnamaa, siin ühtegi jalgrada ei lähe, on ainult teatud lõigud, kus me saame kõndida, kus ei ole aeda ette ehitatud, siin te näete ka, et tegelikult siin inimene on teinud pikenduse oma aiale, mis on see linnamaa, aga kuna ta ei ole avalikult kasutatav, keegi ei käi siin, noh, arusaadav ka, et inimesed ei soovi, et nende aia taga hakkaks siin mingisugune liigne tegevus toimuma. Et aga nii ta on. Ma küsin, et kas mingeid proove kui võetud, siis tuli välja mingi fekaalne reostus? Siin on probleemiks küll. Kõik fekaalireostusele viitavad allikad, et siin reostus ilminguid on olnud, aga see ilmselt tuleb juba sealt. Et meil ehitaja on öelnud, et siin on lähtud tampoone ujumas, noh, kõiki siukseid asju. Keeruline on öelda, kus see tuleb, see on nagu võrgustik, et see ei ole nagu mitte selles lõigus, kus me oleme, vaid see on juba seal üleval pool, et kus seda arvan, et inimestel on kanalisatsiooniga nagu otsa siia kraavidesse ühendatud. Täiesti võimalik, et Tallinnal oluliselt odavam kui seda purgimine võtta. Aga nüüd on mitte see linna vee peal. ja vot, et jään vastuse võlgu, kuidas linn sellele ei oska linna nagu seisukohta, mina kindlasti seda jah, mina seda linna seisukohta ei saa öelda, mis see siis on, et kindlasti on probleeme, mis siin on olemas. Et fekaali näitaja, mis seal läheb, kõik need näitajad, et need on ikkagi olnud teatavad, on normaalne ja siis teatud momentidel viskab nagu piigi üles, kui on sattunud seire ja siis reostus on nagu samal ajale. Ja kui ehitasin käisin, siis on mingid momendid, kus nagu konkreetselt nagu haiseb sellest jah, et väga keeruline on öelda selle näpuga näidata. Praegu on see selline müstika valdkonda ja te tegite siis ajast nagu bakterioloogilised analüüsid ka? Tallinna Tehnikaülikool jah, on võtnud need salmonella koktid ja kõik siuksed asjad, et ma pärast on näidata, mis need on olnud erinevatel aegadel, kui nad seda seiret teinud. Tegelikult see seire peaks nüüd minema nüüd veel edasi, sest et üks asi, mida me nagu indikaator, mida me mõõdame, on heljuaine. Ja kui siin ehitada aktiivselt, siis selle nagu näitan väga hästi, tuleb graafikult välja, kuidas ta on ehituse ajal on olnud mõnevõrra kõrgem kui muidu. Et seda oli ka arvata, see ei ole midagi üllatuslikku. Et aga neid oleme läbi viinud. Ühesõnaga. Ja siis viimane kaart, siis me hakkame natuke liigutama enne, on siis Nõukogude Liidu ajal topokaart ja näeb välja nagu peaaegu päris. Ja siis on näha sellel, et Musti oja koos Sipeharuga on jälgitav. Ja ka Must ja Lisajõge Sipet ei leia enam 1961. aasta linnakaardilt, mis on siis nagu ametlik linnakaart. See on 47 on see kaart. Et 61 ta juba need linnakaardid, mis on arhiivides, seda sealt enam ei leia. Ja jõge, nagu ma enne ütlesin, hakati torustama 95. 1950. aastal. Igal juhul. Ja Eesti-aegsetel kaardidel seal ei olnud seda mustide peal peal, see 39. See oli äkki mingi linnakaart? See oli linnakaart, jah. Seal ei olnud, kui seal, miks ma nüüd siia näitasin, et seal nagu ta oligi märgitud, et mingil põhjusel seda ei ole sinna pandud. Mis see võis olla, ei kujuta ettegi, et igal juhul nõnda võis. Eesmärk või täna võid näidata seda? Ilmselt küll, eks see maamärgi võis olla näiteks sellest kartograafist. Et kas ta nagu pidas seda maamärki oluliseks, kas tal oli mingi funktsioon, kas oli ülesanne, jumal seda teab. Aga igal juhul nüüd me läheme ajaloo hämaratest nurkadest tuleme tänapäeva ja saame liikuda siis esimene peatuspunkt, lähme käime ära Maarjamaa tänava silla otsas. Siis avaneb selle ilusväärne vaade, et me saame siit hakata ma tahtsin küsida selle kohta, et te mõtlesite, et te olete juba siin mitu korda seda setet välja võtnud, et on praegu ka see parempoolne aru umbes, et kas teil on projektis on nagu kirjutatud ka, et kui tihti seda puhastama hakkab hakkama ja kes seda hakkab puhastama? Tegelikult hoolitsema see on tegelikult kuulub Tallinna Veel on siin erikasutusluba selle settebasseini puhul. See on Tallinna Vee oma? See on Tallinna Vee oma, jah. Ja sellel on vee erikasutusluba ütleb seda, et tuleb puhastada. Me oleme selle info edastanud, lubasid ära teha, aga seda ilmselt praegusel juhul ma ei oska öelda, et kas teine pool ju jookseb. Teine pool, vot ei ole seda nii suur. Kas see ohtlik aine ka siin tuleb? Jah, 3 plokis
eesmärgistati Läänemere reostuskoormuse vähendamine. Meil Tallinnal on siis kaks põhilist näitajat, on olnud fosfor ja heljuvaine, siis erodeeruvate kallaste vähendamine, miks siis üldse see kaldakindlustus kui selline on tehtud. Et kui ma nüüd näitan neid enne pilte, et inimese mälu on niivõrd lühikene, et sa harjud selle pildiga, mis sul on praegu silme ees ära, et enam seda ei mäletagi, mis sul oli aasta aega tagasi, 6 kuud tagasi. Et see on niivõrd nagu tavapärane, et õnneks me oleme kõiki asju dokumenteerinud. Meil nüüd tuleb ka timelapse stiilis video tegime, alates sellest nii-öelda ehituse algusest kuni lõpuni, et ma saan teile, tegelikult ma saadan teile, kes soovib, et ma panen kõigile meili, kes soovib vaadata, et meil on ka selle ehitus, kui ma nüüd hakkan rääkima neid tehnilisi lahendusi, kuidas siin seda kuiva sängi tekitati, siis sellel on väga mitmeid, 3-4 erinevat sellist lahendust, et mismoodi ehitaja oli põhimõtteliselt selles settebasseini esimeses 10 meetris 2 kuud. Sellepärast, et mis üks probleeme üldse seal Mustjõega on, kuna ta on sademevee eesvool, siis see on tohutult kiires pärast vihma, valimvihma eriti. 30 minutiga on sul vesi tõuseb, et kuskil tavaolekus on ta kuskil pahkluuni ja tõuseb põlvedeni. Et see ei ole üldse küsimus nii kaugele. et selles suhtes on see siiski selline väga keerukad olud vesiehitus üleüldiselt, et sellepärast meil oligi planeeritud vähemasti 2 hooaega ehituseks, kuna ta on ilmastikust sõltuv, kui sul on vihm, valimvihm, siis selle nagu kuivasängi tekitamine on peaaegu ilmvõimatu, eriti kuna see tuleb niivõrd kiiresti, tõuseb veetase. Sellega töö kasumisaeg langeb kohe, lihtsalt, et sellel on ikka midagi muud, kui teha nii-öelda päris looduslikku, sest tegelikult me võime öelda, et see on väga tugevasti muudetud ühe oma nagu eesmärgipäraselt. See ei ole loomulik, kuna see sademevesi tuleb, siis need veepiigid tõusevad ja langevad väga kiiresti selle koha pealt. Lihtsalt, et selline hüdrauliline koormus on tohutu sellele, et paraku see sademevee võrgustik Tallinna linnal ei ole välja ehitatud. Me teame, uputab ju päris puhas meil, et kõik need uued ehitised, mis tehakse jupka seda nii-öelda seda sademevee võrku, aga sul lõpuks need jupid ei saa alati kokku. Seda jääb kuhugi nii-öelda tühjusesse, et mingil määral, et selle võrgu väljaehitamine on tohutult kallis selles suhtes, et nõuab tohutud investeeringuid. Igal juhul, aga siin te näete siis kohalikku kogukonna kohta on öeldud on väga. Et meil alustasime juba nende teavitamist eelmise aasta, ma valetan, 2018, 2 aastat tagasi suvel. Et kuna see tegelikult kogu see ehitustegevus puudutab igat ühte, seda iga majapidamist, mis siin ääres on, et inimesed oleks varakult teavitatud, et kommunikatsioon sellise ehitise puhul niivõrd suure asutustihedusega on väga oluline. Et elu tõid meile väga erinevaid inimtüüpe, aga võib öelda, et üldiselt kõik jäid väga rahule ja koostöö oli suurepärane. Et ei ole mitte midagi ette heita. See ongi see varakult suhtle, anna teada, mida sa tegema hakkad, miks tegema hakkad. Kas keegi protestis ka? Otsese protesti on lihtsalt selliseid võib-olla natuke torisevamaid pensionäre, kes siin oli, et kuuseisudega meeleolu muutused, aga üldiselt on kõik okei olnud. Suurepärane. Meil oli, alustasime niimoodi, kõigepealt me saatsime tähitud kirjad kõigile nagu ametlikult majaomanikele. Siis tuli välja, et ports inimesi on majaomanikud, aga ei ela siin. Nagu ikka tuleb välja asjadega. Siis me
kokku, küsisime neid kontaktandmed, et noh, et kui on vaja nagu ühendust võtta ehitajal, sest et noh, nagu ma enne ka ütlesin, väga palju asju oli siin, inimesed on nagu pikendanud oma seda krundipiiri, et noh, meil oli nõue see, et kui see jääb ehitusel ette, siis on võimalik inimesel vabatahtlikult see ise ära liigutada ja kui nad ei tee, mis on linna maa peal, siis see kuulub ehitajate poolt likvideerimisele. Et teine asi, mis me tegime, oli siis nii-öelda, inglise keeles on moodne sõna stakeholder, mitte meeting, huvigruppide koosolek, mille me siis 2019 kevadel tegime. Selleks momendiks oli meil, käisid loaprotsessid väga aktiivselt, et kutsusime kokku, näitasime seda eelprojekti, mida me saime, mis oli juba nagu nii-öelda valmis, tutvustasime kogu seda projekti üleüldiselt. Käisime ise, printisin välja, nagu kutsed panin kõik need ükshaaval kõigi postkastidesse, postiljoonitöö on käisid ukselt uksele sisuliselt? Käisin ukselt uksele, et projektitöö on ikkagi kokk-kondiiter keevitaja, et kuigi noh, minu projekti ülesanne on olnud seda nagu ehitust investeeringuid ellu viia, siis oleme kõiki teinud, ega siin ei ole mingisugust erisust, et igalühel ikka see töö, mis on vaja ära teha, tuleb ära teha, et asjaga hakkama saada. Et üldiselt jah, et nõndaviis ja siis ehitajal oli nõue iga majapidamises võtta siis allkiri, et on teavitatud ehituse algusest. Et ütleme, et selle objekti puhul oligi väga keeruline, oli see just see keskkond, niivõrd palju majapidamised on, inimesed on juures, et seal on kuskil, siin oli, vot ma enam ei mäleta, see on niimoodi, et eksam saab läbi ja meelest on läinud, ma võin projekti puhul ka väga palju on juba. Et siin on ikka päris mitu, kui ma näitan teile, et on mitu majapidamist, kas siin oli päris 50 ei olnud, üle 30-40 vahel oli neid krunte, mis on otseselt on nagu külje kõrval, mis siit läheb, et meie olime siis see settebassein on siin ja siis me jõuame oma selle matkaga siia välja igal juhul. Kas see on nüüd ka veel see settebasseini osa või see on ei, see on ära, settebasseini osa lõppes seal, kus need käänukoki ja need plaadid, see enam ei ole. Et kivikorv on see, mida me paigaldasime, et selle puhul ongi, eesmärk ongi, nagu ma ütlesin, et te näete, kuidas loodus võtab üle. Et eesmärkiks ongi see, et see kivikorv ei ole selline, et inimesel on ilus vaadata, et oleks niivõrd esteetiliselt nauditav, et eesmärk ongi see, et seda erosiooni, kõik asju, et see taimestik hakkab läbi kasvama ja ta lõpuks muutub nagu siin, et seda kivikorvi ei olegi näha, et see kivikorvi piir, mis on taimkatust puutumata, ongi see piir, kus see vesi nagu kõige rohkem tihedamini üles-alla käib. Et selles suhtes on see looduslik on see eesmärk. Mul oli ka üks elanik võib-olla, kes ütles, et miks te seda üldse nagu ära ei betoneeri, miks te maa alla ei pane, et noh, tehke niimoodi. Ütlesin, et ei, et see on ikkagi looduslähedase viisiga on see projekt on raha saanud, et selles vaimus me peame seda tegema, et see idee ei lähe meil teoksile. Et ma nüüd näitan ka, ma olen siia pannud mõned fotod. Töömesilused on seda teinud, et siin on näha see settebasseini äär ja kuidas see kivikorvi paigaldamine käib, on käsitöö põhimõtteliselt, et esimene asi ongi kuivasängi tekitamine, on alati see küsimus, mis on ka nagu enne ütlesin, väga palju probleeme tekitas meil, kuna see veevool on lihtsalt üles-alla käib tohutult kiirusega. Et siis alla pandi geotekstiil, tõsteti kivikorv, siis nii-öelda kopp profileeris selle lõigu niivõrd selliseks, et sinna on võimalik panna kivid, tõsteti selle kopaga see ekskavaator, mis õigem sõna, kivihunnik sinna sisse, väga täpselt oli see, peab olema näpuga, et siin on see näha. Et siis ma nüüd räägingi seda, milliseid töövõtteid siin kasutati. Siin on konkreetselt see settebasseini äär, see, mis siis on see, kus see kiviplaat ära lõppes, et see on siis sulunud seinad ja pinnasetammid, et põhimõte on see, et pannakse PVC plaadid
pannakse, siis tekitatakse see tammi osa mõlemalt poolt, et siis siin peaks idee poolest tekkima see kuiv ala, kus saab, sest et seda tööd peab tegema kuivas, et see ei saa olla voolava veega. Ja noh, idee poolest oleks olnud niimoodi, et siis tehakse teisele poole see tamm ette ja sealt läheb kuivaks, et mõlemalt poolt nii 1-2. Praktika näitas seda, et see on kõige aeganõudvam asi ja eriti siin, kus see vool on, esmaselt kohe pressib see vesi välja, ei tööta. Kõige esiteks need tulnutseinad läksid puruks, see tamm ei pidanud, kõik kuppus, ühesõnaga väga halb versioon, aga inimene õpib ja saime targemaks, et niimoodi ei saa teha. Siis teine, mis siis oli meil, oli ülempumbamine. See on ka see, mida ma eelmised pildid näitasin, see on see, mida kõige rohkem ka kasutati. Seda, tegelikult ma valetan, seda ei kasutatud kõige rohkem, aga seda siis tehti samamoodi tamm ette, siis olid väga võimsad pumbad, mis siis ühelt poolt nagu nii-öelda vesi lihtsalt suunati nii-öelda sinna torusse ja siis tuli seal tammi teisest poolest tuli välja. Et see ka ei olnud, sest et väga efektiivne asi, kuna esiteks elekter, pumbarendi hind, siuksed pumpasid on Eestis täpselt 1 või 2, kui me vaatame, igal juhul on järjekord saamine selleks momendiks, kui sul on selline ilm, on keeruline. Nii, aga ma pean ütlema, et meil on väga tublid ehitajad, ütleme selline julge pealehakkamine ja lahenduste leidmine on see, need märksõnad, mis siis sellel objektil nagu kindlasti nagu kaasas käivad. Nii, nüüd tuleb järgmine, et see on toruliin. See on nüüd järgmise silla pealt, Saarma tänava silla pealt, kui me näeme, aga põhimõtteliselt see on siis kõige efektiivsem oli, mida suures osas kasutati kuni Kõrgepinge tänava lõpuni, seda varianti. See oli põhimõtteliselt see, et pandi toru, tehti tamm, lõunaks, see on niisugune andis, oleneb sellest veevoolust, aga andis niisuguse ajaviite, et lõunaks töömehed, vesi läks niivõrd palju, ta hakkas ikkagi kogunema, midagi ta suunas siis sellest toruliinist läbi, siis lõhuti see tammi osa ära, siis on see muld nii-öelda. Mindi sööma, selleks ajaks see veevool nii-öelda ühtlustus ja jätkati nii palju tööd, siis kui tagasi tuldi, tehti uuesti ja siis sellises tsüklis käis. Et tehti, kui veevool tõusis, lõhuti ära, tehti uuesti ja nii palju, kui selles ajaskaalas oli võimalik seda edasi neid kivikorve paigaldada. Et nii, täpselt nii roosiline see oligi. Ja kaua seda tehti siis? Selle puhul, ütleme, siukse lõigu, mis oli kuskil 20 meetrit oli väga heal päeval, kui nad jõudsid edasi. Et ma tuletan meelde, 610 meetrit oli kogu lõigu pikkus, 20 meetrit oli heal ajal, aga ma ütlen, see oli nii ilmastikus sõltuv, et ehitaja ütles, et neil tal töö juures helistati, et kui tema objektile läks, siis kindlasti hakkas mingit kehv suusailm tuli, hakkas sadama, kõik läks nagu metsa omadega nii-öelda. Kas see oli kevadel või suvisel ajal? Nad hakkasid tegema seda septembrikuust, augusti lõpp, septembrikuu, eelmine aasta 2019, ehk siis ja nad lõpetasid sellega siis võib öelda juuli esimene nädal 2020, enam-vähem niimoodi. Kevad on muidugi kindlasti õige aeg seda ehitada. Jah, ütleme projekti järgi peaks see tegema kuivaveeperioodil, aga vaadates meie kuivaperioodi suvel on nii ja naa, projektil on ajaskaala, millal rahade väljamaksed, millal me peame ära tegema, et selles mõttes nii palju ma võin öelda, et me saame siis edasi liikuda, siis kohe muru pealt minna, et kokku projekt algas meil 2018 märts. Ma küsin vahepeal seda, millal see vooluma vabalt hakkas, et kaua siin see põhjaelustik taastada, millal see ajab, kaua ta siin praegu niimoodi voolanud on? Selles mõttes, kuna ta lõiguti tegi, siis iga lõik, mis valmis sai õhtuks ta voolas edasi. Selles mõttes, et ta ei olnud kinni niimoodi 24 tundi, vaid oligi etapiliselt, et hommiku alustati, õhtu lõpetati ja siis ka selle kogu selles momendis voolas edasi. Ta ei suud, see veekogu ei suuda nagu seda sellist takistust tammi tekitada. Jah, et selles suhtes. Et ma ei tea, minu vist neid põhjaelustiku seires on üleüldse tehtud, et kas siin midagi on. No ei ole seda, et kui on sadevesi, et kas siia tulevad mingid taimed sisse, sest teil oli alguses oli projektis biorodud ette nähtud ja värgid. See oli jah, algselt oli projekt mõeldud, et Paldiskimaalt teisele poole tehakse nii-öelda
kokku läks, et me saaksime ehitama hakata, läks 15 kuud projekteerimistingimustest kuni viimase loa väljastamiseni. Et sinna hulka siis kuulus ehitusluba ja vee erikasutusluba ja vee erikasutusloa tarvis oli teha ka keskkonnamõjude eelhinnang. Et kõik see nii-öelda see bürokraatia nagu saamine läks niivõrd kaua, noh sinna vahele ka loomulikult siis projekteerimisaeg, et mis siis oli 3-4 kuud, aga projekteerimine on alati niisugune protsess, et kui sa luba taotled, et siis sul tuleb eelprojekt, põhiprojekt ja siis lõpuks siis tuli ka tööprojekt. Aga siin on nagu suhteliselt viimane, et siin on see sektematerjal sealt truubist on nüüd siia jah, niimoodi tuleb jah. jah. Et siin nagu eesmärk oligi siis seda põhjast eemaldada, seda kasutati nõlvade profileerimiseks. Kas see on lisatud või on see tulnud? Et noh, siin on näha jah, et ega tal kuna see niimoodi ei tahtnud ennast üldse häirida. Kui need tammid olid tehtud, kui käis see nii-öelda kuivaala tekitamine, siis nemad olid ühel pool ja teisel pool, väga sotsiaalselt kasutatud linnapardid. Et sellel ei olnud üldse nagu meil oligi, kui rääkida elustust, siis kevadel meil tasakonna liikmed kirjutasid, et pardipojad, et mis saab, et ega nad ei jää nende võrkkorbidesse kinni. Reeglina part on nii sotsialiseerunud, part ema ei too oma seda noort poega siia ja pluss selleks ajaks oli meil juba see lõik. Kevadeks oli meil see lõik, kuni sinna kõrgepingeteeni oli juba valmis. Nii et selles mõttes ei olnud üldsegi probleemi. See lõik oli kõige kitsam ja võib-olla kõige keerulisem. Kui see metoodika oli meil olemas, et kuidas saab need nii-öelda raskemasinad saavad seal teha, need nõlvud profileerida, et sellega läks kõige rohkem aega. Et siin seesama pilt, kus on see toruliini tegemine. Nii, ja siis on jah, et noh, idee poolest nii, nüüd ma näitan teile kahte pilti. See oli siis enne pilt, võtta võrrelda. Sükene oli siis see pilt enne, kui see nende kivimattide ja sellega pandi. Ja siis ikka süvendati, kus oli projektis olid need kohad, mis olid süvendatud, seda looklevust tõsteti mingitel momentidel, et vastavalt sellele oli see täiesti tehtavad ja siis see on juba tehtud. Et siin on näha, mida enam ei ole näha, millest on muru, on see erosioonitõkkematt, mis pandi siia. Et sellest on juba kõik muru, nii kui esimesed kevadsoojad ilmad olid, kõik kasvas muru juba päiksepoolsel küljel oli see näha. Tere! Et ekskursioon Läänemere päev, võite liituda. Igal juhul, aga ma nii palju ütlen, ma ehitajaga rääkisin. Sai korda? Jah, okei. Ei, arusaadav igal juhul, väga hästi, et korda sai. Ja. Nii, et siis siin on näha, et seda momenti, kus siin enam seda nii-öelda ilusat, või noh, mis ilusat silmale nii-öelda esteetilist taaskord, see on kõik läbi kasvanud, seda enam ei ole näha. Miks see siia muidu seda projektis ei olnud ette nähtud, miks need kollased, need matid pandi, oligi see, et surve ajal ei viiks suured valingvihmad. Sest et meil olid mitu takistust, meil oli Ojavere-truub, siis see osa kõik ju väga palju ujutas ka üle, kui vesi tuli üle kallast, oli ikkagi niimoodi, et selle nagu äärde tuli vesi. Ja kõik see pinnas, mis muidu nähti mullapinnas, see koos murukülviga ju, noh, ütleme, talvel nagu nii murukülvi ei oleks mõtet teha olnud, aga lihtsalt see kõik see pinnas oleks ära viidud ja siis oleks matid võinud, noh, neid riske oli liiga palju, siis ehitaja pani lihtsalt need erosioon-tõkkematid siia. Et siin on siis see nagu enne pärast pilt näha, et näitan, kus siin on igal juhul. Et jah, igal juhul lähte siis olla, siin on niimoodi näha. Et nõndaviisi oligi, et ehituse maksumus oli meil 382 000 eurot. Algselt oli projekteeritud oli 174, ehk siis meil läks 200 kallimaks. Linn õnneks tuli appi ja andis meile raha juurde.
meil on tõesti vedanud, et me leidsime ehitaja, sest hankes oli meil tõesti kvalifitseerus ainult üks pakkuja, konkreetselt see oligi, et meil oleks ajaliselt läinud väga keeruliseks leida kedagi teist. Et nagu ma enne mainisin, et see objekt on täpselt nii väike, et väga suured tegijad ei soovi siia tulla, pluss see raskusaste, mis siis on siin kitsastes oludes ja niimoodi ja väga väikesed või sellised pole lihtsalt mahtu. Et siuke optimaalne leidmine ehitusel on keeruline ja linnaga kogu see bürokraatiaga selles mõttes on siin on asju, mis tõesti ehitaja ei suutnud ette näha ja mis tulid ilmsiks. Üks asi, mis meil ilmsiks tuli, et me võimegi, ma arvan, et jalutame siitpoolt, siin on ilusam, seal sõidavad autod. Et mis meil siin tuligi selles esimeses poole lõigus, tuli välja nii-öelda vanad kütteõlijäägid ehituses, nii-öelda põhja sellel puhastamisel, profileerimisel, siis me lasime proovid võtta, et need jäid elamu piirnormidest või lubatud piiridesse, aga ehitajal palusime kõik nii-öelda selline see masuudi naftasegune asi kokku korjata ja viisime siis sinna jäätmejaama, et seda reostust vähendada. Ja nüüd on viktoriini küsimus. Kogu selle nõlvade kaevamisega kõige palju tuli välja nõlvadest. Auhinda mul ei ole, on võitja teab, et on võitja. Palju tuli, mitu tonni tuli välja nõlvadest olmeprügi? Tonni sa küsid, jah? Ma küsin, mitu tonni? See on klassika. 1,5. Ikka mingi kahekohaline number. Ütleks nii, et on soojem kui Kristiinal, aga külm. 10. Jah. Päriselt. Palju? Oleks pakkunud mingi 15-20. Kokku tuli siin 158 tonni, mis siis oli pinnasega segatud, selles mõttes, et mitte nagu puhast, et sul on mitte puhast ikka pinnasega segatud, aga mis siis nagu jäätmejaamalt vastu võeti. 158 tonni prügi, mis see näitas, see on seesama, millest ma rääkisin ajaloos. Linnade teke, meil polnud korraldatud jäätmeveoga, mis tänapäeval on, nüüd sul tullakse, korratakse kokku, et kõik see, kuhu pani inimene, aia taha. Aia taha oligi kaldanõlvad, väga palju sai täidetud läbi selle kaldanõlvade. Et kokku läks see projektile kuskil 7000 eurot utiliseerimine maksma. Pluss siis viidi ka seda üleliigset pinnast viidi näiteks Rae suusamägedele, jah, et siin oli ja üldiselt, mis tuli nagu oja põhjast, oli prognoositud 3 tonni prügi, aga tuli 4. See on see prügi, mis ei olnud siis kaldanõlvadesse sisse peidetud. Kas see on mingi vana raudteetamine? Seda vist küll, jah. Ma ei vastuse võlgu, ei ole selle kandi inimene aga siin ma arvan küll, sellepärast sealt läheb edasi raudteetamm. Et igal juhul pead ei tea anda, aga minu meelest on. Aga kus te siis selle tõite mingi asenduspinnase siis selle jah, ikka asenduspinnas ja pluss siis veeti nendes kohtades mingid nagu ehitusega see mindi nagu edasi, siis kus tuli rohkem, toodi nagu tagasi. Ja aga reeglina see, kus puudu tuli, ikkagi toodi asenduspinnast toodi juurde. Aga asenduspinnas oli mis? Oli muld, tavaline muld, ma ei oska öelda pinnas, tavaline pinnas, segupinnasega ta mingit erilist nagu sellist ei olnud. Miks ma siia tulin, meil on suurepärane tänutahvel, täname Euroopa Liitu, Tallinna linna, kõiki selliseid, mõtlesime, et kuhu me paneme tänutahvli. Ega see on see lõik, kus inimesed kõige rohkem käivad. Väga usinasti kasutatakse seda kergliiklusteed ja nagu ma ütlesin, see veekogu ei ole avalikult kasutatav, mis tähendab seda, et siis veepoovidesse see piir, see vaatevinkel ongi täpselt niimoodi, siin ongi. Et siin on siis see viimane lõik, see 60%, siit kuni siis sinna Paldiski maantuni on umbes 60%. Et sellel tehti siis nii-öelda selle kuivsäng tekitati sellega, et pandi siia plaadid ja siis sellega andis kuskil, see oli kõige efektiivsem 3 tundi, andis, et see vesi nii palju kogunes,
et pandi plaadid 3 tundi see vesi, kuni ta jõudis nii-öelda selle plaadi otsani, siis teiselt poolt läks kuivaks, on siis see teine pool. Läks kuivaks, et see andis sellele kuivasängile selle aja, et saaks seda neid kivikorve paigutada. Igal juhul oli see kõige efektiivne, et selles mõttes, kui siin kasutati seda nagu toruliini, mis nagu leiti, et see on kõige tehnoloogiliselt kõige mõistlikum kasutada, siis seal pandi siis see, et mõtlen siin väga palju nükerdamist või nagu lähenemist uudselt, sest et sellises pikkuses kaldakindlustust ei ole kuskil Eestis varem rajatud. Sellistes oludes, linnatingimustes, sademevee, et seal on nagu väga unikaalne projekt selle koha pealt. Niimoodi. Kas te panete, vaata teil on see projekti kodukas ka seal väljas, et kas te panete need oma lessons learned siin ülesse ka? Et millised näiteks on need kõige tõhusamad, need ehitusvõtted, nagu sa ütlesid, et osad ei töötanud, osad sellepärast, et meil on tehtud ka need, nagu ma ütlesin, timelapse stiilis videos ongi tehtud näiteks selle toruliini kasutamisest, see on hästi ilusasti on näha, kuidas see nagu hästi kiiresti, me paneme videod üles ja meil tuleb nii ehk see decision support tool on siis meil siis otsuse tegemise tööriist, mis siis on selle üks projekti väljundites, et kuna meil on 3 pilootala, Tallinn, Söderham ja Turgu, et siis seal toome kindlasti tahaks välja tuua need eripärad, et mis siis linnajõgede puhul, näiteks meil oli kaldakindlustus oli meie asi, mida meie tegime nii-öelda unikaalsena, siis et mis siis nagu need kitsaskohad ja need tulevad kindlasti seal väljas. Ja cost-benefit analüüs tuleb ka meil, kes teeb Soome Keskkonnainstituut, Syke, koos tema on ka meil projektipartner, et seal kindlasti tahame välja tuua neid asju. Et idee poolest ma ise sooviksin teha nii-öelda seda story map'imise parkiga kuidagi, et meil on tehtud droonivideod ja praegu sellest lõigust tuleb täispikkusest droonivideo, et nagu nendest tutvustada Tallinna linnajõgesid ja mis meil nagu siin, need ehituse fotod, kõik siukene, et on avaliku raha eest tehtud ja avalikult kasutamiseks, et ma arvan, nii Tehnikaülikoolid kui Maaülikoolid, kus need veeinsenerid ju põhiliselt tulevad, et neil oleks nagu hea nagu selline, millest nagu õppida, et see on ju kõige lihtsam. Et meil üks praktikant oli ka ehitajal, noor daam, oli kättpidi küljes, nii et võrdõiguslikkus ei ole midagi. Aga kui sa enne ütlesid, et need vooluhulgad on hästi erinevad vastavalt sellele, kuidas seda vihma sajab ja nii edasi, kas nüüd sellel 2020 sai valmis, et kas teil praegu viimase projekti ajal on teil olnud ka mingid sellised üleujutused, sellised valingvihmad, kes ta läheb sellest nii-öelda kanjonist ikkagi üle ja välja ja see on, kuna on kogu see looklevus on nii palju efekti andnud, et siitpoolt enam ei kannata kuni siin Ojavere truubini, sul vool on valla. Ma räägin sellest täpselt seal, näitan fotosid seal sündmuskohal, et on kannatanud, olukord on paremaks muutunud, aga need viimad, mis meil oli siin pärast jaanipäeva juuli algus, suured üle, jah. See pani asja tööle, et asi jäi püsima. Algselt oli vooluhulk 3 kuubisekundit, nüüd ta peaks läbi lastud olema 5. Aga see on arvutuslik selles suhtes, et reaalselt ütleme, nüüd on tal tee on valla, aga mis tuleb probleemiks, ongi Paldiski maantee truub, mis vähemalt välisel vaatlusel jääb vesi sinna pidama, jah. Et see, nagu see tõke on liikunud lihtsalt edasi. Et eks see ongi selline projekti nagu ampsukaupa tegemine, võlu ja valu, mis ma muud oskan öelda. Aga kas see Paldiski maantee truub, kas see on Maanteeameti bilansis ja teha? Tegelikult peaks olema seda just, mis on kahetsusväärne see, seda just 2018 renoveeriti, vesitasse minna. Aga miks ta väidetavalt kirjade järgi ta peaks olema suurem läbilaske, kus see kala on? Ei oskagi öelda, et seal on mingisugused parameetrid, mis oleks ilmselt meile öeldi, et oleks pidanud suuremad, et seal tehti on üks pool nagu ära. Et ilmselt jah, et ideaalselt võiks olla järgmine jätkuprojekt, siis kogu selle Paldiski maantee mõlema truubi siis suurendamine. Sest üks asi, kuna ta on sademevee eesvool, miks need vooluhulgad on nii kõrged, on kõvakatte pinnad, mis tulevad uusarendused, uusehitised, kõik see vesi, mis suunatakse otse siia, see tuleb siia, aga selleni oma maksimumid, et selle kõigega need asjad suurenevad
ja see asi ei täida nii-öelda oma eesmärki, tal jääb ikka ajale, jääb jälle kui mingi momendis. Et mis me nüüd korraks vaatame siia õnneks, kuskil lähedal nii kõige pikka pidu. See siis nii-öelda enne pilt. enne pilt, saate näha, kuidas palju sügavamaks läinud. vaadata, see on täpselt seesama koht. No aed nagu tagasi panemata või me lähme siit natuke saate veest läbi minna, igal juhul on enne pilt ja see on pärast pilt. otse. On kõige parem. Jah, et on tunda, miks ma nagu need pildid tegelikult välja printisin, ongi see, et kui me siin niisama käiks ja need inimesed, kes siin kohalikke inimesi nagu nii väga on või kes siin noh, et siis võib-olla registreeriks küll inimesi, aga on ilusa ilmaga, on sügistööd ja kõik muud asjad, et siis pikk nädalavahetus võib-olla. Enne toru. Et see tuleb siis otse sealt kuskilt, seda ma ei oskagi öelda, kus see tuleb. Kas ta on siis mingisugune ametlik toru ekskus, siis sealt tuleb, läheb Kaja tänav, et siis on Hademäe mool. Ma ju seda ei teagi, aga igal juhul on siis nuhtrebe. Nüüd võeti välja vastu uus hea korra eeskiri. Mitte ei tohi, aga ei pea. Isse kuulus ma inimesed ikkagi teatud määral teevad. Nõgesed. Sõna tuleb peale võtta. Valla edasi on olnud see väga läks hästi, et mida me kartsime on see, et need olemasolev info, kõrgused, kõik siuksed asjad, mis seal on märgitud truupide suhtes, et midagi on nii-öelda nihu, et pole, ei vasta sellele tegelikkusele, et siis tuleks projekt ümber teha lihtsalt sellega seoses. Et nõndaviisi ta oli. Õnneks ei olnud mitte midagi positiivne, lõpuks ei olnud mitte midagi, tulnud midagi välja. See sai kenasti tehtud. Nii, ja siin ma näitan siis kohe kuulsad enne ja pärast videod. See koht on vist vihmaga üsna pehmekene. Jah, see tehti spetsiaalselt, et see vihmavõti tuleks süvendati natukene seal toovist. Nii, alustuseks ma näitan, miks ma selle koha peal seisan, on sellepärast, et ma näitan seda asja, mis oli siin enne. Et siin on näha, ta oli kahene betoontruubid. Nüüd pandi kolm binokkeltruubid pandi sinna, et kui väike see oli tegelikult võrrelda sellega. Ja siis näete, kui suured need tegelikult need, kui me sinna peale lähme, siis me näeme, kui suured need tegelikult need truubibinoklid nagu reaalselt on. Et miks oligi küsimus, projekti eesmärk üks asi oligi probleemiks siin piirkonnas on üleujutused. Et see on siis 2019 suvi. Kodanik saatis
et see on seesama trupp selle ääre pealt, nii-öelda sinnapoole vaadatuna. et see on see pilt, kus on näha, et veel ei ole kuhugi minna. et ta jääb sinna pidama, ta hakkab paisutama ja jõuab, et kui te näete, et siis majad on näiteks on madalamalt ja kõik see tuleb inimeste keldritesse, kuna selle tüübi ajastu majad ju on selline, et sul on kelder ja kõik asjad, et nemad on kõige rohkem hädas olnud nende valingvihmadega. et nõnda siis kas ta tehti nagu pealt kõrgemaks või ikka nagu sügavuse mõttes? Sügavus jäeti samaks selles mõttes, et ta ikkagi paigutati nii palju, kui oli olemas ja siis pealt seal on näha, et tekib nagu väikene see lama politseinikulaadne asi, et nii palju ta jäi lihtsalt kõrgemaks nende uute selle asjadega. nii ma, Kristiina, palun sulle, et sa teeksid kuskilt siuksest kohast pilti, nagu jätta, et rahvas jääb peale lihtsalt, et tee nii, et meid hästi palju oleks. et igal juhul kuidas lasti? pärast ma ei Photoshopis rohkem rahvast. ei no ütlen, mul on hea meel, et tuli nii palju, kui tuli, ega see ei ole Üksinda mahu. jah, et ma tegelikult mõtlesin, kas kohalikule jagada, et ma ütlesin, pigem on just see, et ma arvan, et oleks võib-olla küll tulnud. jah, aga nemad on nii kursis olnud, et selles mõttes on just, et võib-olla kellel see huvi on, et ega see, ma arvan, võib-olla tuleb, meil projekti saab läbi, aga mis siis näha ole. Kui info lihtsalt nagu ei jõua meid huvilisteni. jah, et see oleneb tõesti, kuidas sellega on, et aga tegelikult registreeris ju 12 inimest, kes siis on täiesti, sest et kohti oli 25, et kohalikke on juba siin nii sellise kontsentratsiooniga, et nemad on nagunii kursis nende asjadega juba enne ja nemad käivad kogu aeg möödas, et kõik on juba tutvustatud küll ja veel. aga siis lähme siis selle kuulsa tuubini. mis ma oskan öelda? siin on väike muru küll. siin on jäänud seda te külvasite oma projektist või on see? ei, ikka omast projektist. aga näed, siin ongi näha see pargitatar. aga ta tuleb, tal ei lähe palju, see tehti, lõpetati jaanipäeva paiku, seda kõike tehti ja et see on siis, mis siis ikkagi tuleb ja murrab läbi. et see on asi, mis näeb justkui ilus välja, paljud peavad teda ilutaimeks, aga reaalsuses ei ole ta seda üldse. aga mida siis peab tegema, kui sellise taime leiab? sellise taimega on kõige mehaaniline hävitamine. juurestikud on tal piisab väiksest tükist, et hakkab uuesti kasvama, see on järjepidev, lihtsalt ära lõigata, niita, kaevata, ega siin muud nagu väga sellist ei ole, et pestitsiid või siukseid nagu taime... Glüfosaadiga tappa seda küll ei tohi. ei tohiks jah. kas ta läheb liiga massiliseks lihtsalt? jaa, ütleme see, kui me olime alguses, siis me seal on nagu ära tehtud, aga seal oli kuskil 2-3 meetri kõrgused lihtsalt konkreetselt vohkus kõik see. Siia tuleb nagu müür. ta tuleb, ja tal juurestik on ka, see juurestik on niivõrd, ma ütlengi, piisab tükist ja ta juba läheb nagu, lendleb. et ei ole siin midagi nagu teha, et see lihtsalt on järjepidev tegemine. aga mürgine ei ole? see nüüd selline nagu Sonovski karuputk on, selline ta ei ole. et ta ei tekita midagi, et sellepärast on ka majapidamisse levinud, et tal puudub nagu selline konkreetne noh. see on jah ilutaim rohkem, aga lihtsalt nagu kui ta hakkab vohama, siis kohalikud liigid ei saa kasvada sellepärast, kui ta hinnad nii. Majaväärne truup näeb jube kena välja, mulle meeldib. Ta kindlasti on ka ilusam, toredam. arstidele ka silmale vaadata ja. jah, et siin oli niimoodi täpselt see olukord, et siia pandi ka selle juulikuise valingvihmaga, mis ma nüüd teile näitan. kus ma siis, kas see taimekast, te näete, see õunapuu on taimekast on ja siis on see postamendilaadne asi. kus maale see vesi oli. Ja siin on ka näha, siis ta viis selle kogu pinnalt, külvatud pinnalt täpselt viis minema ja siis pandi... kaugemalt paistab õunapuu. ja noh, see taimekast, mis siin on, küüslaugud kasvavad,
see paistab ka sealt ära, et kus maale ta tegelikult seal nii-öelda selle aia nii-öelda see vesi tõusis. Et ei ole niimoodi, et see kass on praegust kaugemal? Ei, see on täpselt olnud. Ja siin on näha see, mis siis siin, see on nüüd siit poolt vaadatud. See on see puu. Puu on see näha. See on siis tehtud siit kalda pealt, et nad hakkasid seda truupi panema. Ja siis tuli see hull valingvihm niimoodi, et see viis kõik torud ära ja nad hoidsid neid nende eskavaatoritega kinni lihtsalt. Seni kaua, kuni see nagu rauges ja maha jäi. Et kuna see oli juba ära lõhutud selles mõttes, et aga ta tuli nii suure selle hooga, et ta viis ära, et ma ütlen, et selle objekti selline vihmaga ilma arvestamine, mille ehitaja ütles, et seda, kui palju ta ilmateadet on kunagi vaatanud, on see objekt on löönud kõik rekordid, mida üldse niimoodi, kui tihti iga tunniga prognoos on olemas, et nõndaviisi ta siis, nõndaviisid on olnud. Et igal juhul jah, et nõndaviisi me saimegi täpselt valmis siis 12 kuuga võime öelda, aastaga isegi natukene varem. Et lõpp läks ludinal, kogemus inimene ju õpib, teeb ja kogeb, et nõndaviisi ta sai meil tehtud igal juhul. Et ma arvan, et me võime ka minna sinna, me saame siis natukene sinna Paldiski maanteeni. Hea pilt näha enne pärast. Siin on ka näha seda setet, et kus see sete tuleb ja koguneb. Õnnelikud pardid, pinnapardid. Et võib-olla siin on hea vaikselt, enne kui me sinna lähme, võime rääkida ka siis nendest seire tulemustest, mis oleks nagu mõistlik, et meil on hea meel, et see seire, mis on tehtud, näitab seda konkreetselt, et need näitajad, mis on problemaatilised, on langenud. Loomulikult, nagu ma ütlesin, me ei saa pinnavee seisukohalt võtta teda kui looduslikku veekogu, sest ta on ikkagi sademevee eesvool, et on pigem niisugune heitvee, need normid on leebemad, et loomulikult pinnaveekogu mitte seda head normi nad paraku ei täida, ütleme nii loodusliku mõistes, aga mis on meil nüüd selle seirega on välja tulnud. Ongi see, ma võtsin näiteks, et 2 näitajat, mida siis meie nagu oleme, mille paranemist me nagu ootame, ongi seda näidanud, et see on siis üldfosfor. Et siin on 3 etappi, et see siis on 9, see on siis eelmise aastast alustatud seire. Tegelikult neid seireid on olnud rohkem, aga see on nüüd viimane lihtsalt, mis on nüüd selle tänase ürituse tarbeks on kokku pandud. Et on näitanud, et kuidas siis need piigid erinevad. Et miks see piik on kõrgem, on ka see, et esiteks oli siis siin ehitustegevus ja ka siis loomulikult on talvine aeg, mis siis viib neid näitajaid kõrgemaks. Siis on mingi keskmine seal? See on keskmine jah. Et aga siin on näha, et mis on tehtud aprillist siis augustini, et tegelikult on ju üle poole kindlasti on ju langenud. Et loomulikult see näitaja nagu et ütleme seadusandluse silmis juba ei tule see, kas see hea tulemus kohe meie õuel ei kappa, aga tegelikult see paranemine, mis on nagu selle isegi selle halva piiril, on see juba paranemine, kui on juba poole võrra juba alanenud kõik need näitajad. Et see siis on siis tehtud siis mai 19 kuni august 19, see on siis see on nüüd ennem ehitust, see roheline? Jah, enne ehitust. See on siis selline ehituse nii-öelda keskpunkt aeg ja siis see on siis see lõpuperiood, et kus nad tegid seda poolt otsa. Et siis see on see must väljavool maalt, kus see setepassein oli, siis see elektriliini alt on siis see kõrgepinge tänavad ja siis see Puuste ja Paldiski maantee truupide juurest. Et siin on näha ja hõljuvainetega on samamoodi, et miks need piigid näiteks siin viimane on kõrgem, on ka see, et Paldiski maanteel, kuna siin Paldiski maantee poolsel osal toimus ka see ehitustegevus, just see viimane lõik oli siin pool, et siis ikkagi see vesi suganeb ja läheb ja nõndaviisi ta on, et eks need täpsemad tulemused tulevad
hiljem ja paremini nii-öelda formuleeritud, et see on lihtsalt esialgne näide, et tegelikult see tegevus on juba andnud selle efekti olemas. Et meil projekti eesmärk ongi, et 3 pilootala peale peaks see reostuskoormus 10% vähenema kokku, vähemasti miinimum. Et eks kui need numbrid hakatakse kokku lööma, et mis see tuleb, et vähemasti teame, et Tallinn on oma panuse. kindlasti. Aga kas teil see veetaseme mõõtmine või vooluhulga mõõtmine käib siin nagu pidevalt ka või on teil mingid minu meelest peaks olema neil, TTÜ-l on see andurid on pandud sinna. Et on, et neid andmeid mul praegu käepärast ei ole. Ei, ma lihtsalt küsin, et kas neid mõõdetakse, et neid koormusi saaks arvestada? Jah, et ilmselt on see küll on olemas, et seda mismoodi see nagu esitatakse, et eks ole näha, et siin on üks detailsem, et siin on neid raskemetallid, liid, et siin kõik näha, et raskemetallide elavõbedat ka määrasta või? See on huvitav kõige rohkem ausalt öeldes. Nikkel, vass, kroom, raud, plii, vaata äkki siin pole. See on toitained. Siin on toitained. Jah, et siis elavõbedat ei ole siin, vähemasti siin selles tabelis ei ole. Et aga siin on ikkagi näha, et see viimases lõigus, et noh, kaadmium on päris karm. Jah, et milline on vahepeal seal? Kaadmium. Nikkel on päris kõrge. Jah, et eks siin viskab neid, et kuna kogu see laki ja see piirkond on jääkreostuse tegelikult on päris palju ja mis ka imbub, midagi ehitatakse, jälle läheb, voolab, et noh, et neid tegureid, kuhu panna see näpp peale, et kus see probleem on rohkem. Ta on nii vana tööstuspiirkond, siin on vanad küttemaja, küttekatlad ja kõik siuksed asjad ja et selles suhtes. Selles suhtes huvitav, et Nikkel ei ole teil alla läinud oluliselt, eks ole, võrreldes mingite teiste näitajatega ja ka arseen on sisuliselt jäänud samaks. Jah. Kummaline? Jah, eks see meil siis TTÜ poole pealt tehakse mingeid järeldusi sellest ja võib see olla liiklusega seotud? Ei, see on kõigis punktides, seal kus me seal alguses käisime, seal ei ole mingit liiklust. Jah, et see on siis see on ikka pigem see kuivendusvesi, et ta nagu pühib neid tänavaid või peseb neid tänavaid, et see. Aga kas sa tead, kas see jääb nagu täitsa kuivaks ka, et kui ei saja, et või on siin ikkagi mingi baasool ka ikkagi? Aasta ringi on siin alati, et siin ei ole seda ohtu, et ära ta jäätuks või mingit siukest, seal alati on siin veevool on olemas. Selles mõttes, kui te teete neid või Tehnikaülikool hakkab mingeid neid sisuanalüüse tegema näiteks ohtlike ainete osas, et las nad vaatavad, ütleme, võrdluses nende vooluhulkadega ja vihmahoogudega. Kas need on nagu, et kui palju sealt, ütleme, seda põhjaveelist toitumist, palju sealt nagu põhjaveeostist tuleb sellest ohtlikest ainetest, et siin võib väga vabalt olla see põhjavesi või mis iganes ta jõge toidab, et see võib nagu anda oma selle sisendi, et ta siin ei ole üldse muutunud mõnes aines. Ilmselt küll, et eks siin ongi selline, mis need järeldused tulevad, et aga kindlasti need piigid on hästi huvitavad, et nagu ma ütlen, et siin kui ta tuleb, siis ta tuleb ikka täie rauaga, et ei anna kellelegi armu. et ongi, et lähme siis siia edasi, et siin on täitsa, siin on veel näha, kuidas see, kuna siin on varjuline, siis on see muru on mõnevõrra aeglasemalt ärkab. Et kevad oli samamoodi, et need, mis need päiksepoolsed küljed hakkas muru seina kohe kasvama. Praegu päiksepoolstega kuiva ilmaga. Linnud on üsna rahul. Linnud on alati rahul siin, jah. Nemad on kõige, ma arvan, nemad on kõige suuremad kasusaajad siin üldse. Et nendel tekib kohe ju toidubaas, tekib nende vahele, elustik tuleb, kõik see, mis nagu... Varsti hakkavad kalad meres sisse uhama kindlasti. Kaldest on lihtsam üles saada. Kes teab, aga igal juhul neil on kindlasti see efekt on palju parem ja mõistlikum. Et nõnda viisi. Et ilus on vaadata, et meil on tehtud ka droonivideo nii-öelda enne seda, kui ma hakkasin üldse projekteerima. Et siis, kui me nüüd selle viimase droonivideo siin saame, siis on see pilt kohe võrdluselt on väga hästi, on näha,
see taha pidu. et nüüd on see pilt, mis siis on täpselt sellesama nurga pealt tehtud, et siin oli puur, see lammutati maha. See puu kokku võeti siin 2 kuud raieloaga siis maha nii-öelda. Et üldiselt läks väga ühtegi kellelegi liiga tehtud. et siin on nagu see vahe, mis siis oli enne ja mis siis on nüüd, on ilmselt öö ja päev, mida me võime inimsilmaga nagu tuvastada. Et see efekt ongi see, mis siis on meid toonud õnneliku lõpuni selle koha pealt. Üks puu ja üks puur. jah, et no kõik elanikud olid väga hea meel, et kokkuleppele, kuna see jäi ette, siis ehitaja võttis selle maha lihtsalt, omanik oli nõus ja sai endale suurepäraselt, et reaalsus on see, et kõigi nende kinnistute väärtus tegelikult tõusis sellega, et sul hoovitagune on korras miinus. Et kuigi see, no ütleme, et siin ju avalikult ei käi, et kohalik kogukond, siis see on kindlasti nagu hea indikaator, et ikkagi sellegi poolest, et nii palju kui käiakse, siis on olemas. Ma nüüd saan öelda, et selle konkreetselt meie Musti pilootala sai õnneliku lõpu siin ja on palju rahulolevaid ja tuli ka kirjutatud meile tänatud ehitajad Nordkonto Ü. Siis oli meil Kivikaru, kes käis Lõuna-Eestis meil kivikorva aitas paigaldada. Infraga tegi meil omaniku järelevalvet. Rein Kitsing, tema projekteeris selle, tema vist esimest korda projekteeris 92. aastal hakkas siin selle Mustjõega nii-öelda tegelema, et tema nagu siuke suur, jõudis ka õnneliku lõpuni, et tal hästi asjaga hinge juures. Et kogu see protsess ongi nagu väga keeruline on tänapäeval turumajanduslikus maailmas leida tegijaid, kes teevad hästi. Et selle koha pealt ja pluss hinnad, et kui sa teed avaliku rahaga, hind on ju alati määrav. Mida selle hinna eest saad, et sa võid saada tühja või võid saada midagi väga normaalset. Sa kunagi ei tea, see on õnnemäng, et loomulikult on referentsid ja kõik siuksed asjad, aga need hinnad võivad erineda mitmekordselt, näiteks omaniku järelevalve 2-kordne hinnavahetus ühe ettevõtte pluss teise ettevõtte vahel, et projekteerimine oli meil 17 000 eurot. Pakuti, kui me hinnapakkumisi tegin, oli 32, oli 48, aga väga erinevaid neid hindasid, et selles suhtes on keeruline, et ehituse poole pealt võrdlust teile tuua, mul oli üks pakkumine ja selles suhtes läks, ma arvan, meil hästi, et tõesti võin öelda, et inimene, kui on lahendustele orienteeritud, inimene peab olema see südamega asja juures ja see toob nagu lõpuks selle nagu tulemuse. Siin ka näha, et asi ei jookse sul niimoodi esimese vihmaga, nagu ma näitasin, et enne, et need vihmad, et see on nagu selle katse on ära läbinud, et see nagu toimib, tõsiselt toimib, et selles suhtes on see hea näitaja niimoodi, et aga minu poolest ametlik programm nägi ka ette, et me lähme üle Paldiski maantee. Et kui te soovite, me võime kõndida, kes ei soovi, võib oma teed minna, ei ole kohustus